Tere tulemast Eemi Kitsune taratuppa ja ilusat jaaniaega. Teeme siis täna jälle ühe kaardiladumise. Ja seekord on valida siis jälle 3 grupi vahel, aga nüüd saad vaadata loomade järgi. Kõigepealt on siin üks karu. Vaata, kas see sind ka nätab. Grupp number 2 on mõõkvaal. Ja grupp number 3 on koolibri. Kui on tarvis, pane pausi peale. Mina alustan. Nii, vaatame ka, mis kristallikaart on koos selle karuga siia tulnud. Sina said oonuksi. Oonoks ütleb sulle, et leia kaitset ja jõudu, lase julgusel oma teed juhtida. Ja ka karukaardi sõnum on see, et puhkus taastab teie loomuliku jõu. Mulle tundub, et selle grupi inimesed ootasid väga seda jaanipäeva selleks, et saada puhkust ja natukene hingetõmbeaega. Vaatame, mida siis kaardid tahavad teile veel öelda, et seekord on selline üldine ladumine ilma konkreetse teemata ja lasemegi siis kaartidel vabalt rääkida. Vaatame, mis sõnum tuleb siis esimesele karugrupile. Võib-olla karu on sinu hingeloom, võib-olla sa tunned karudega kõrgemat sidet, võib-olla ka need pojengilaadsed lilled kõnetavad siin. Nii, tuli välja saatana kaart, kaassõltuvused ja 3 korda olen sauade rüütli kaardipakki juba tagasi pannud. Võib-olla märkasid, et vaatasin, kui jonnakalt ta välja tuleb, aga see sõnum siin on siiski olemas. Mingisugune kirglik teade, midagi sa võtad noorusliku jõuga, midagi sind vaimustab, sütitab, tekitab sõltuvust. Paneme siia poole. Ja millegi kallal sa teed tööd. Nii, et oled ennast peaaegu unustanud. Mündid viitavad tööle ja rahale, aga samas ka igapäevastele tegevustele. Jääb silma siin see sulekene ja paberikuhi ja küünal. Võib-olla sa oled loominguline inimene, miks muidu siis see kirg. Aga see kaassõltuvus või saatanakaart võib rääkida nii-öelda sellisest, kui hoolega vaadata seda kaarti, siis tõsta lähemale, siis sa näed, kuidas siin see inimene on justkui nööridega nagu marionettnukk seotud selle saatana käe külge. Et sulle tundub nagu mingisugust loomevabadust sul ei oleks või mingid piirangud on peal. Võib ka olla tegemist sellega, et on lihtsalt üleväsimuse tõttu ja inspiratsiooni puudus. Nii, vaatame, mida taro veel juurde lisab. Mis teemad on selle jaanipäeva paiku siis sulle olulised? Müntide 9 ehk siis sellest inspiratsiooni puudusest väljatulek on võimalik läbi siis sellise tööst puhkamise. Müntide 9 on ka nii-öelda minikeisrinna.
see on inimene, kes tunneb elust rõõmu ja mida ma näen, vaata hoolega, sel naisel on siin ka üks raamat avatult selja taga, justkui töö oleks pooleli, mingi kirjutamise töö. Ja selleks, et inspiratsiooni haldjas temani saaks tulla, on ta siis puhkepausi võtnud. Nii. See on jah kummaline, kuidas need kaardid on ikkagi aastaid minu käes olnud ja ikkagi iga ladumise ajal mingid detailid püüavad pilku, mida varem ei ole üldse märganudki. Nii, tuli 3 kaarti välja, võtame siis järjekorras. Kõigepealt karikate paaž. Ja siin on selline südamemärk, tunded, emotsioonid. See paaž tavaliselt toob teateid, aga need teated on seekord vist üsna šokeerivat laadi. Et torn tuli siin tagurpidi välja. Siin on liblikakesed, orav, 2 pähklit. Liblikaid on lausa 4. Mis siis tähendab seda, et see teade lõi küll sind rivist välja, aga samas see ei ole sinu jaoks nii ootamatu, kui tornikaardi puhul tavaliselt võiks siis arvata. Sellepärast, et ta tuli välja meil tagurpidi, aga igal juhul emotsionaalselt natuke rivist lööb see sind välja küll. Ja paneb veidik üle mõtlema, aga samas võib see mõõkade äss tähendada ka seda, nagu see karukaartki ütles ja nagu see onukese kaartki, et leia kaitset ja jõudu, lase julgusel oma teed juhtida ja karukaart ütleb, et puhkus taastab teie loomuliku jõu ja siis tulevad ka õiged mõtted. Nii, siia juurde võib-olla võtaks selle Marilyn Kerro kaardipakist mõne selgituse. Oih, tulid juba kohe. Delfiini kaart jälle ja ime ja ussid. Ussid tähendab minu jaoks tühja juttu, naiskollektiivi tagarääkimist, sellist ebameeldivat seltskonda, mida siis vältida, mida mitte kuulata. Igal juhul see imekaart viitab soovide täitumisele ja teade või kiri, mida ka paaž kinnitas, on siis kaardipaki põhjas ka olemas. Nii et mingisugune sõnum on lähiajal sinuni jõudmas, mis on mingis mõttes siis unistuste täitumine ja tormikaart lisab siia juurde siis selle info, et nagu see tagurpidi torngi kinnitas, et korraks see teade lööb sind rivist välja, aga samas, nagu sa näed, sinu tee on sirge, see kiristorm läheb sinust mööda ja pigem siis on nii-öelda puhastava jõuga ja juhib sind õigele saatuse rajale. Nii. Võtame siia sellele grupile viimaseks sõnumiks siis. Ahah, tuleb öö. Midagi juhtub öösel. Öö on mingis mõttes oluline. Võib-olla see jaaniöö paneb mingid asjad paika. Aga samas millegiks, ma vist näitan tagurpidi, ma olen harjunud, et ma filmin teistpidi. Keeran õiget pidi. Et millegiks pole praegu siis õige aeg. Ja tegelikult ma võtan ikkagi ühe kaardipaki sõnumi veel. Mõeldes just jaani öö peale, siis
tuli selline kaart nagu tants number 9, on võib-olla sinu jaoks olulise tähtsusega. Lase oma kehal liikuda. Inspiratsioonitants 3 öökolli. 3 öökolli siin selle daami ümber. Ehk siis jällegi üleskutse aeg maha võtta ja märkan, et sellel naisel on samasugune keeris otsa ees 3. silma juures, just nagu siin mõõkade ässa kaardi pealgi selline spiraal, mis viitab ühest küljest ülemõtlemisele, aga teisest küljest ka 3. silm sümboliseerib nii-öelda tõe leidmist, millegi märkamist, mis on varem varjus olnud ja tõesti need 2 kaarti on ka sarnased, et kui siin on nii-öelda see must lind või vares või ronk, kes iganes on, ta lendab peast minema, siis nii-öelda see puhkuse kaart või tantsukaart, asjade vabaks laskmise kaart, voogamise kaart, toob siis valge linnukese ehk siis lendu tõusmise. Nii, ma arvan, et see sõnum, kui see oli sinu jaoks, kõnetas sind ja esimese grupiga on selleks korraks kõik. Nii, teine grupp siis sai mõõkvaala. Püüan siis jälgida, nii et ma kaarti ikkagi õigetpidi näitan, sellepärast, et ma kasutan jälle üht-teist statiivi ning pean harjuma, et ma ei näita mitte ülespoole, vaid enda poole neid kaarte. Nii, vaatame siis mõõkvaal ja tiigri silm on siis sinu kaart. Ja ütleb, et leia julgus ja enesekindlus, lase oma jõul end juhtida. Jõu teema on oluline. Ja mõõkvaal sümboliseerib siis seda, et tarkus süveneb emotsionaalse ja kogukondliku ühenduse kaudu, ehk siis oma hingepere kokku tulemine, nii-öelda minu inimestega kokku saamine annab sulle jõu ja tugevuse. Nii, ja vaatame, mida siis kaardid selle grupi kohta ütlevad. Alustame tarokaartidest, segan ja vaatame, mis teemad on olulised siin. Nii. Võidukaart, sauade kuus. Sa oled jõudnud etappi, kus on mingi eesmärk saavutatud. On aeg nii-öelda enda üle uhkust tunda. Sa oled millegagi alustanud, mis viib võiduka lõpuni või oled mingi projektiga lõpetanud. Ometi oled sa mingis mõttes puudusteadvuses. Selle kaardipaki puudusteadvuse müntide 5 kaart mulle väga meeldib, see on nii kõnekas. Kõik need 5 münti on tegelikult ukse külge naelutatud, nad on kindlalt paigas, aga sina neid ei märka. Sa arvad, et uks on sinu eest lukus, aga vaata hoolega. Ukse kõrval on võti, sa pead ainult võtme võtma ja ukse lahti keerama, ehk siis enesealetsuse asemel tegutsema. Võidukaart on sul kõrval. Sa saavutad selle, mida soovid. Ja oi, kui nii-öelda puudusteadvus või enesealetsus siit välja tuleb, et sa millegipärast ei märka seda täidetud karikat. Karikate 5 on kaart, mis näitab seda, ka see naine siin pildi peal keskendub nendele karikatele, mis on tühjad ümber aetud. Ta vaatab seda kaevu, mineviku kaevu, mälestuste kaevu ja ta ei näe, et üks terve karikas on tal sõna otseses mõttes käe juures. Ta peab ainult selle võtma ja see on tema. Nii et märka seda, et võit on tegelikult sul lähedal.
Nii, ja teemad, millega see seotud on, hüppas siit terve ports välja, võtame siis nad kõik. On siis tunnetega, suurte emotsioonidega, ükskõik mis siis nii-öelda sul neid on tekitanud, südametsakra avanemine, olgu see siis romantiline armastus või midagi muud. Igal juhul see on sind niimoodi tundma pannud, et tuleb ka karikate 4 välja, mis näitab solvumist, puudust teadvust, klammerdumist, obsessiivsust. Sa oled justkui nagu sa näed, see kaart on nagu pooleks jaotatud, et ühel pool, vasakul pool on nagu päris maailm ja teisel pool on siis see maailm, mis sa oled enda jaoks välja mõelnud. Et sa justkui näed seda oma unistuste maailma ja ootad seda ühte ainumat karikat, aga vastu ka ei võta seda, kuigi siin on käsi, mis sirutab sinu poole, et millegipärast sa ei taha vastu võtta seda, mida saatus sulle pakub. Aga saatus tuletab sulle meelde, et sa oled ise maag, oma elu looja ja vaata, millised tervendavad käed on sellel tegelasel siin pildil. Lõpmatuse märk ka otsa ees, et kõik on võimalik. Nii, vaatame siis, mida täpsemalt. Siin need teised kaardid meile ütlevad veel selle situatsiooni kohta. Korraks nägin sidumise kaarti ja flirdi kaarti, mis ka kinnitavad seda obsessiivsust ja oma maailma kinnijäämist. Aga vaatame, kas nad hüppavad veel välja. Kindluse kaart tuli. Ootamatuse kaart tuli. Oih, jälle panin tagurpidi. Vabandust, keerame õiget pidi. Nii, ja tuleb veel ka kuld ja tee. No, alustame algusest. Kui ma tavaliselt näen seda kaarti nii, et see kindlus on kaitse sinu ümber, siis täna ma millegipärast märkan, et siin on üks kuju, kes on teel kindluse poole. Vihma sajab, täiskuu on, aga see uks on avatud, soe tuli ja valgus paistab. Sa oled teel millegi poole, millest tahad leida kindlust ja tuge elus, kaitset. Mingid ootamatud järsud sündmused on sind segadusse paisanud. Sulle tundub, et sa oled nagu see kajakas siin, kes on lendu tõusnud masti pealt ja ei tea, kuhu siis maanduda. Aga mida ma nüüd märkan, on siin, et kuigi on torm ja tundub, et see laev on justkui hädas, siis tegelikult siin on liiv näha. See laev on sadamas. See ei ole Ulgumerel. Et see olukord ei ole tegelikult nii hull, nagu sa arvad. Kuld, kullakoobas, see on sinu oma hing, kus sa saad kõik vastused, kus peitub tõde. Sa pead lihtsalt siia hirmutavasse, pimedasse, tühjusesse vaatama ja sa näed, kuidas tegelikult päike ülevalt kulla peale paistes peegeldab sulle vastu. Ja tegelikult see tee, mis sa käid, on sirge asfalttee ja see mägi siin taga sümboliseerib sinu unistusi ja see tee viib otse nende suunas. Missuguseid unistusi see sümboliseerib? No ikkagi väga suuri unistusi, selliseid suuri südamesoove, mis on sind lapsest saati kaasas käinud sinuga. Ja millegipärast sulle tundub, et see tee on ohtlik, sa tunned ennast väikese kalana suurte haide kõrval. Siin võib olla sellist mõtlemist, et mis nüüd mina, teised on nii-öelda
tegijad, mina olen see väike kala parves, aga meenuta tsitaati pilveatlasest, et mis on üks piisk meres. See on väga palju, sest meri koosnebki piiskadest. Üks väike inimene võib maailma palju muuta, kui koos teistega tegutseda. Nii, ja tõde, mingi tõde jõuab sinuni lähiajal kohe kindlasti. Mingi taipamine, teadmine. Esimest korda näen ja märkan, kuigi jällegi samamoodi kaart mitmeid kordi laual ka käinud, et see tõemask või maskide langemine on seotud kuidagi mingite dogmade või religiooniga, kirikus on see, aga kirik võib sümboliseerida ka selliseid dogmasid ja kinnismõtteid, mida kogu aeg on usutud ja nii nagu ühes luuletuseski ma ütlen sellised read, et ma otsin selle luuletuse kohe üles oma luulekogust. Mulle tundub, et ma pean selle praegu teile selle koha ette lugema. Nii, sest nii nagu ma vahel olen ka rääkinud, kui ma oma luuletustest räägin, et need luuletused on justkui kanaldused ja seetõttu siis aeg-ajalt ka ise leian siit selliseid sõnu, mis nii-öelda kõnetavad. Nii, leidsingi kätte. Ma ei hooli, et mõni õnnetu hing lammerdub mu külge ja anub, et ma reeglid ei rikuks, sest pole kombeks ilma loata ära minna tapalavalt. Aga see pole minu lugu, see pole minu saatus, see pole minu tee. Mulle tundub, et sa pidid neid sõnu praegu kuulma. Nii, ja võtame siis sulle ka universumi sõnumi, milleks on loomulikult jah. Mida iganes sa mõtlesid või soovisid, vastus on loomulikult jah. Ja kõige lõpus siis ka sellest kaardipakist üks sõnum. Vaba hing, ole sina ise. Ja kui sa nüüd hoolega vaatad, siis sa näed, et see kuul või ennustuskuulike või kerake, mis sellel olendil käes on, see on justkui selline looklev rada, mis ei lõpe seal, kus nagu peaks silmapiir lõppema, vaid läheb taevasse edasi. Ehk siis ära lase ennast segada mõttel, et see unistus tundub võimatu meie maailmas. Ära takista unistusel täitumast lihtsalt sellepärast, et see tundub võimatu. Aitäh, teine grupp ja nüüd siis kolmas grupp, koolibri. Vaatame, mis siin siis peidus on. Ahaa, karneool. Süüta oma loovus, lase kirel oma teed inspireerida. Ja koolibri ütleb meile, et otsi magusat kohalolu igas hetkes, naudi hetke. See on kuidagi hästi pehmetes värvides ja hästi loominguline tundub. Mulle tundub, et siin grupis on inimene, kes siis on hästi sellises looja olekus, hästi naiselik. Nii, vaatame, mis siit välja tuleb. Mis on siis selle jaanipäeva sõnum?
tuligi välja preestrinna, nagu ma ütlesin, see tunnetus, et hästi naiselik ja võimas energia number 2 on võib-olla oluline. Avanenud on nii-öelda otsetee algallikasse, teadmised, 3. silm helendab. Tundub, et viimasel ajal on sul palju taipamisi olnud ja sa oled tõesti justkui kaarikuga edasi kihutanud, number 7. Ja vaata, kui osavalt sa siin kaarikujuhina siis selle tõllakatuse peal tasakaalu hoiad. Need hobused kihutavad edasi ja sa liigud oma teel kerguses. Nii, mis me siit veel saame? Mõõkade 7 on alati natuke räsitud kaart. Ja kuna see tuli 3. välja, siis kindlasti 3. kaart minu jaoks tähendab alati seda, mis nagu sees inimesel toimub. Et see kuu on hästi heleda valgusega, justkui päikesekiired, et me ei tohikski tegelikult unustada, et ka kuu on tegelikult päikesevalguse peegeldaja. Ja see sisemine hääl, sisemine äratus on üsna häälekas sul viimasel ajal tõesti olnud, et need varesed siin kraaksuvad. Et sa küll püüad veel varju hoida ja oled nii-öelda rünnaku valmis või õigemini kaitse valmis ja kardad, et sind rünnatakse. Taamal on suur linn, sina oled sealt justkui väljas, otsides oma kohta. Et kui sellised emotsioonid on sinul olnud, et siis see ladumine on sulle. Nii, mis me veel saame selle grupi kohta, et tuli kohe liiga palju. Jätame alles need kaardid. Ja südame avanemine on toimunud. Midagi on võidukalt lõpuni jõudnud, sa oled midagi endas mõistnud. Ja tuli siis ka mõõkade 2 tagurpidi. Kui nüüd õigetpidi tähendaks see siis seda, et oled veel 2 vahel, ei ole midagi mõistnud, siis tagurpidi olekus mulle tundub, et see silmaside on su silmade pealt langemas ja kuna mõõkade äss ka kohe siin kõrval on, et siis mingi selge taipamine on sul hiljuti olnud. Küsime täpsustust. Millest täpsemalt jutt on, mis taipamisest, mis valdkonnaga seoses? Teadmised. Jällegi raamatu sümbol, puu, juured, kogukond. Ja otsin jälle tagurpidi, niipidi, siis on õigetpidi. Mingid teadmised on tulnud. Kalad on väga õnnelik ja ilus kaart. Kuldkalakesed ilusas vees. Et kuigi siin on kivikesi, siis need ei ole siin keskel. Vool on ilus ja ühtlane. Kuigi siin kaugemal paistab, justkui kivid oleks voolul ees, siis tegelikult on see illusioon. Ära karda tulevikku, ela praeguses hetkes, nii nagu see kooliprii sulle ka alguses ütles. Et otsi magusaid hetki ja naudi neid. Midagi on su elus lõppenud, loomulikul moel midagi on kadunud, aga iga lõpp on uus algus ja tuleb kohe ka kevade kaart kõrvale, mis seda kinnitab, et midagi uut ja ilusat on saabumas, kuigi sa kardad ohte, toimub vaimne ärkamine, oma jõu leidmine ja tõelise maailma nägemine. Nii, ja
ja kuna siin oli vaimse ärkamise kaart, siis võib-olla võtan kõrgemate hingesidemete pakist ühe sõnumi, et mis teemadega seotud täpsemalt on. Ja tuleb läbimurre, karmapuhastus, no seda kinnitasid need eelmised kaardid ka, et mingi suur oluline taipamine on toimunud. Ja uue suuna valimine, oma väesse tõusmine ja ka seda kinnitas see preestrinnakaart ja teadlikkus ja kristallselge visioon ning illusoorne kaugus avardada oma taju. Et jah, sa oled jõudmas oma enesearengul kõrgemasse sagedusse. Ja millegipärast ma tunnen, et selle grupi puhul ma pean kaksikleekide kaardipakist ka ühe sõnumi võtma. Madala eneseväärikusega oled tegelenud ja ole parim, mis minuga juhtunud on. Et kui sul on nüüd selline situatsioon, et sa oled justkui eneseväärtusega hädas olnud, et sinu inimkogemus on kogemus madalast eneseväärtusest, alles ärganuna, valgustatuna kehastame me loomulikku kõrget eneseväärtust. Kui sul saab endast ja oma elu mustritest mõõt täis, hakkad sa teadvustama, kuidas iga niinimetatud õppetunni taga on madal eneseväärtus. Kui me alustame oma spirituaalset ärkamist ja hakkab tekkima kogemus energiast ja Jumalast, hakkad sa teadvustama, kuidas sügavamal tasandil madala eneseväärtuse juur on ühenduse puudus enda hingega. See on haav, mis on ka polaarsuse ja kaksikhinge lahusoleku haav. Inimese madal eneseväärtus tuleneb sellest, et meile on sisendatud, et Jumal on väljaspool sind. Kui oled valmis ärkama, hakkad seda lõhet ületama enda sees, hakkad korrigeerima enda uskumusi, enda väe ja kõrgema jõu suhtes. Õpi aktsepteerima ennast selles kohas, kus sa praegu oled. Algallikas on sinu sees, mitte väljas. Religioon õpetab, et Jumal on väljas, tõeline spirituaalne ülestõus, kaksikleegi ärkamine näitab kogemuslikult, kuidas sina ise oledki see. Ja siit tuli veel ka sõnum, et oled parim, mis minuga juhtunud on, keegi näeb südamega ning on avanenud hingeliselt. Kui varem oli palju uhkust, ego ja hirmu haavatavuse ees, siis nüüd on tekkinud läbimurre südame pehmenemises ja see tuli ka teistes kaartides välja. Ja võtan siia päris lõppu ka oma kaardipakist ühe sõnumi. Kui sa oled kaksikleegi teekonnal ja soovid seda minu kaardipakki, mis on ka kaksikhinge kaksikleegi teekonnal olemiseks ja fookuse hoidmiseks mõeldud, siis kirjuta mulle meiliaadressil rutt.mail.001@mail.ee. Lisan selle siia alla. Panen ka kodulehekülje lingi, võib ka sealt kaudu tellida. Siis kaardipakk on 11.11, maksab selline sümboolne kaksikleegi number ja saatekulu 3 eurot. See oli väike reklaamiminut, aga kui sa tõesti tunned, siis kirjuta mulle. Mind on need aidanud. Nii, aga sõnum sulle siis sellest kaardipakist täna. Hea raamat on sõber, kes oskab lohutada. Võta oma riiulist esimene ettejuhtuv raamat ja ava suvalisest kohast. Esimene lause, mida loed, on sõnum sulle. Nii, ja mulle tundub, et ma pean ka sellele grupile lahti võtma siis oma luulekogu ja siit ühe kanaldatud luulerea ette lugema ehk siis suvaliselt kohast avama ja esimene lause, esimene salm.
kui on valus, tõmbu eemale. Kui on raske, puhka. Kui südamel on valus, unusta. Aga sina ei taha. Sina ei taha seda teha. Oma põikpäisuses teed minuga elu keeruliseks. Mina tahan, et kõik jääks nii, nagu on, aga seda sina ei taha. Mina tahan sind unustada, mõelda, et kõik oli uni, aga seda sina ei taha. Ütle siis, mida ma tegema pean, et sina oleksid rahul. Ütle siis, miks sa mind piinad, miks sa mul minna ei lase. Aga sa vaikid ja nohised. Aga seda sa ei luba, et mina lähen, hoiad mind kinni, ei lase elada, ei lase surra, ei lase tulla, ei lase minna. Mulle ei meeldi olla su vang, sest mina olengi vabadus. Mina olen tuul, mida kinni ei püüa ja purki ei pista. Mina olen see, kes ma olla tahan. Aga sina ei lase, sest sa ei taha, et ma lähen. Ja vaadake lehekülg 111. No mida ma saan öelda? Sünkroonsused. Aga aitäh kuulamast, aitäh vaatamast, järgmiste kordadeni ja anna siis teada, kas midagi kõnetas. Teli mu kanal, pane like. Kõike head.